tere hommikust. Täna vist on esmaspäev. Ega täpselt ei teagi enam nädalapäeva. Kell on 7:30 äkki. Ärkasin mingi 6:40. Kuigi magamiskott on, Comfort on +5, siis ikkagi öösel kella mingi 4-5 paiku lööb hullult jahedaks. Hakkab külm, tõmban sulehappe peale, siis on enam-vähem saab jälle magada. Nüüd on laager enam-vähem kokku pakitud, telk ja kate veel niiskusest kondentsist kuivavad veits. Ratas on pakitud, tundub, et rehv jäi pidama. Hetkel on päris normaalselt rõhku sees. Eks nüüd tuleb nagunii üle kontrollida ja juurde panna. Keedan vett pudru jaoks ja kohvi jaoks. Ja siis teele. Täna tuleb pilvine ilm. Lubas vist ka natuke vihma. Aga eks paistab, kas tuleb või ei tule. Kuulen varsti. Olen sisenemas sellisesse kohta nagu Saatse nulk. See on nüüd piirkond, kus ma pole kunagi elus varem käinud. Nii et peaks avastamisrõõmu küll olema. Tulin just mööda kruusateed. Vaatasin, et RMK matkarada oli sealt ka läinud eelmine aasta. Või käib praegugi, aga lihtsalt eelmine aasta sama sõitsin. See kolid, mis te taustal kuulete, need on suured veoautod, vannid ja täishaagised, mis tegelevad meie imposantse piiritala ehituse ja piiritee ehitusega. Hullult tolmab. Tahtsin ühes kohas lõiget teha, vaatasin, et ilus metsatee läheb. Aerofoto järgi peaks metsatee üle minema aga mõnusaks kruusateeks, aga sõitsin ja vastu tuli piiritee. Pidin otsa ringi keerama ja ei saanudki minna. Aga siin on Piusajõgi, väga ilus ja lai. Enne siis Pihkva järve või Peipsisse suubumist. Äge. Täna on pilvealune, vähem paksemalt riides. Vahelduseks hea. Kael ja nina on täiesti ära kärsanud eilsest ja üleeilsest. Ma olen Saatse kiriku juures ja Saatse kiriku surnuaias. Minu selja taga on Peeter Pauli kirik, mille ehitus jäi teise maailmasõja tõttu pooleli. Ja siin on Saatse praegune kirik. Saatse Püha Paraskeva kirik aastast 1801. Kellatorn seal üleval. Aga mida ma tegelikult tahtsin näidata, on Setu surnuaed. Et kes ei ole käinud, siuke hästi tihedalt koos, aiad ümber, pingid. Meenutab mulle natukene Pankjoitsa surnuaeda, kuhu minu vanaisa maetud on. Siit on kirikust parem vaade. Kiire korrektuur. Ma ei tea, miks ma ütlesin Setu surnuaed, tegelikult ma tahtsin öelda õigluse surnuaed. Et nii. Saatse piiripunktis käidud. Ots ringi. Ja nüüd tagasi edasi. Värska suunas. Värskast äkki õnnestub saada ka üle mitme päeva jälle sooja sööki. Isutab mingi praa järgi.
filmin natuke seda Setude tänavtüüpi küla ja neid ägedaid maju, mis siin on. Otsuse koht, otse asfalttee, 10 kilomeetrit Värska, vasakul kruusatee, 15 kilomeetrit Värska. Tegelikult otsust ei olegi, otsetee, asfalttee läheb läbi Saatse saapa ja Mannile lubasin, et ma ei sisene Venemaale, ei lähe Saatse saapast läbi. Nii et kruusatee ei tiis. Leidsin tuttava koha. RMK Poogandi telkimisplats, lõkkeplats. Siin ma telkisin eelmine aasta ühe öö enne Kirikumäele sõitmist. Mälestused. Käisin Värska Olerexis söömas ja tulin nüüd sellisesse kohta nagu Kulje lahe äärde. Seal teisel pool üle on Venemaa. Seal kuskil on väike kitsuke, vanasti oli seal sild, tamm, mille peal sai kala püüda. Ühel pool olid Vene kalamehed, teisel pool olid Eesti kalamehed. Ja seal me käisime isaga ja Jaanusega suhteliselt tihti kalal siin Kulje lahe peal ka. Ja ma spetsiaalselt tahtsin täna siia tulla, sest ma ei ole kindel, millal ma siia teadlikult enam veel kunagi satun. Aga jah, seal kitsukeses sai kunagi isegi autoga üle sõita. Mäletan, et isaga jällegi Silliga käisime seal üle Vene poolel mingi pärast. Vot nii. Tere sanatoorium Värska. Kui ma ennist Värska Olerexis sõin ja videot üles laadisin, siis natuke chattisin sõpradega ja sõber Lauri ütles, et tema oleks juba ammu Värska sanatooriumis. Valetaksin, kui endalgi see mõte peast läbi poleks käinud. Aga ei, edasi ja ainult edasi. Kuigi väga lihtne oleks alistuda moodsa elu mugavustele. Nagu prilliklaasilt näha võib, siis tiputab vihma. Aga õnneks vihm ei ole midagi hullu, et ei hakka isegi vihmajakki peale panema. Tundub, et läheb nagu kerisele. Alati tasub tutvuda ka kohalike teadete tahvlitega. Ja näed, müüakse Saksamaalt toodud uusi ja kasutatud jalgrattaid. Võrus Pikk tänav 24. Suur valik, soodsad hinnad, remont, hooldus, varuosad. Minge oska ka jalgrattad ja kõik veerema. Vahepeal hakkas siin kõvemini sadama. Tõmbasin ikka vihmajaki peale, et mitte päris mereks saada ja külm hakkaks. Aga mitte sellepärast ma hetkel ei tahtnud videot teha. Mulle just jõudis kohale. Mulle jõudis chill kohale. 2 asja. Esiteks, mitte kedagi teist ei koti see, kas ma teen selle matka läbi, kas ma teen
10 päeva, 15 päeva, 20 päeva, 3 päeva. Savi. Isegi mind tegelikult enam ei koti. Lihtsalt kulgen ja pole üldse kellegi teise asi peale minu. Ja teine, isegi kui midagi peaks nagu sitasti minema, siis mann on maksimum 3 autosõidutunni kaugusel ja lihtsalt tuleb korjapu peale ja nii ongi noh. Lihtsalt 3 tundi tee ääres istumist või kuskil. See on vabastav, kui sul on see teadmine olemas. Vot, seda tahtsingi öelda. Chillax. Üks asi on sellel tripil teistmoodi võrreldes eelmise aastaga. On see, et magus on see, mis annab energiat. Ja energia on see, mis hoiab liikumises. Ei mingit piiramist ja tuleb süüa, kogu aeg süüa. Nii palju, kui sisse läheb. Siis jõuab sõita ja siis jõuab olla. Vot nii. Olen Lüübnitsas. Siin on täitsa legit äge puhkeala. Vaatetorn ja järv on täitsa olemas ja tagumik teeb muret. Siin kreemi juurde panema. Vaatame, mis saab. Prognoos ei ole palju lubav, aga pöödleb pihus. Kämper bussiga on üks saksa härrasmees. Ajasime natuke juttu. Teeb ka 2 nädalat Eestile risti-rästi tiiru peale. Esimest korda Eestis. Kiitsid, väga ilus maa. Oli ühe nunnu koeraga kahekesi. Suitsetas sigarit ja rüüpas võltsi. Need ilmselt täna jääb siis siia Lüübnitsasse kämpama. Aga mina põrutan edasi. Veetsin viimased tund aega räpina Olerexis. Sõin, laadsin akusid ja tegelesin sisekaemusega. Ja mis ma siis nagu välja mõtlesin? Lisaks sellele, mis ma siin enne välja ütlesin. Noh, sain aru, et ma olen ikka paras lammas. Et mille jaoks on puhkus? Puhkus on selleks, et ennast laadida, ennast välja lülitada, ennast tunda vabalt, tegeleda oma meelistegevustega, nagu matkamine, rattasõit. Noh ja mida tegin mina? Mina inglise keeles on selle kohta väljend, et I did not set myself up for success. Et ma nagu sättisin ennast ebaõnnestumise lainele, seades endale tulemuse eesmärgi. Et mitte ainult ma ei seadnud endale distantsi, vaid ma seadsin endale ka ajaraamid. Ja nüüd ma siis kiirustan poest poodi ja akulaadimiskohast akulaadimiskohta. Ja mõtlen, et kui palju see siis nagu päriselt puhkus on. Ja miks ma seda teen? Et kas siin oli jälle mängus natukene mingi ego või saavutusvajadus, vaja, et oleks mingi asi, mida näidata. Et ma olen teinud nii ägeda sõidu ja nii pika sõidu ja ma ei tea. Igal juhul, kui ma selle peale nagu mõtlen, siis hakkab hääl värisema ja silma kisub nagu märjaks, et ilmselgelt vist panin nagu naelapea pihta. Eks ma nüüd vaatan, mis saab. Igal juhul hea on see, et mõte töötab. Tulin sellisesse kohta nagu
Laaksaare sadamasse, kust käib praam Piirissaarde. Sadam minu jaoks täna ka või sel korral ka võib-olla sellise metafoorilise tähendusena tähendab kuhugi jõudmist, sihtpunkti jõudmist. Minu jaoks võib-olla tähendab seda, et ma jõudsin oma mõtetega kuhugi, kuhu ma pidin jõudma. Plaan on järgmine, et plaani ei ole. Võtan päev korraga, võtan nii nagu läheb, viskan selle trassi mõtte või ringi mõtte peast minema, võtan seda kui lihtsalt sisse tallamata rada, mida on vaja tallata või mida tahaks tallata ja mitte kui eesmärki. Ja vaatab, mis saab, kui kaua või kui kaugel ma viitsin, jõuan, tahan tallata. Esimene verstapost on homne hommik. Tagumikuga on suhteliselt kehvad lood. Ostsin Räpinast küll Pemateeni, vaatame, mis imesid ta öö jooksul teha saab. Ööseks kreem peale, ibukas sisse. Ehk siis hommikul paistab, kas saab sadulasse või ei saa. Või kui saab, kuidas saab. Sest täna ma olen läbi valu vändanud, aga valu on siuke asi, mis omakorda kulutab lisaenergiat. Energiat, mida nagunigi on vähe ja raske sisse võtta. Et ei ole mõtet ennast nagu päris auku vändata, aga tahaks loota, et fingers crossed, et seiklus jätkub. Vot nii. Tore oleks siin kuskil kämpata. Peaks küsima, kas seal kohvikus on kedagi. Et kas siia äkki võiks teli üles panna. Siin ei ole sääski.